Niimoodi mängis meil prantsuse pianist Alexandre Tarot ja miks ta siis meile mängis? Stuudios on nüüd konkursi Klassikatähed 2014 osaleja, ainus pianist muide, Jakob Teppo. Tervist! Tere! Miks Tarot mäng sind paelub? Mulle väga meeldib, kuidas ta mängib just selle ajastu prantsuse muusikat, kuna tal on väga hea klaveri ja kõla käsitlus, mis see ajastu nõuab. Sina oled nüüd sellel aastal ainukene pianist, kes pääses Klassikatähtede konkursi lõppvooru ehk telesaadetesse, oled nende 8 hulgas. Kuidas see mõte sinust tekkis või küpses, et minna osalema? Ta tuli väga salalikult ja kõik. Eelmine aasta, kui see konkurss esimest aastat toimus, siis eks ma vaatasin sellise pilgu, et mis siis, kui mina oleksin seal. Läks aasta mööda ja nüüd üks sõber ütles, et äkki võtad ka osa. No ma ei mõtnud seda mõtet väga tõsiselt, aga ikkagi selles suunas mõtlesin. Ja peale selle mind nagu julgustas selline mõte lihtsalt, et kõik asjad tuleb nagu ära proovida. Seda võimalust mul võib-olla hiljem enam ei avane sellist telekonkursist osa võtta. Ja siis ma vaikselt hakkasin mõtlema selles suunas, aga endas veel kindel ikkagi olnud. Ja tänu sellele ma ei rääkinud ka väga paljudele inimestele sellest. Lindivoorus ma sain edasi, oli eelvoor, siis ma mõtlesin, et et kas nüüd ongi juba asi nii kaugel, et juba eelvoor ja eelvoorus sain ka edasi, siis oli esimene hetk, kus ma mõtlesin, et kas ma nüüd lähengi sinna konkursile. Et enne oli kogu aeg selline nagu poolunes see käitumine. Kas mingi hirm ka tekkis siis järsku, et kõik need 8 vooru nüüd ja telekaamerad, grimmid ja kostümeerimised ja kontsertvoorud ja kõik see? Ja kindlasti see oli muidugi hea, et ma enam-vähem kujutan ette, milline see võib tulla. Tänu sellele, et eelmise aasta osalejad on mulle rääkinud sellest. Muidugi kaamerate ees mängida niimoodi on, ma kujutan ette, päris raske. Ja see on hea, et on mitu kuud ette teada seda, et valmistad ette selleks kuidagi ennast. Ja mängida just selliseid raskeid lugusid, nagu mul on tegelikult kas või esimeses voorus Chopini esimene etüüd. Seda paar kuud tagasi ma oleksin peanud, et ma seda mitte kunagi otse-eetris ei mängi, aga nüüd on siis niimoodi läinud. See on küll hirmus ülesanne, et kui ikka pinge sees seda alustad, siis... No muidugi, seal on väga keerulisi kohti ja eks ma sellega praegu tööd teengi, et kindlustada seda. Ühte etüüdi ja veel Chopini esimest niimoodi televaatajatele otse-eetris mängima minna, no see on väga suur julgus. Et siis vist enam pianistlikke raskusi nagu karta ei olegi, et lühikese aja motivatsioon enne see kokkuvõtmine. Jah, maksimum 2,5 minutit kestab see isegi vähem, et mitte hetkekski mõtet ära kaotada. Ma olen väga põnevil igatahes. Nii et seda me siis kindlasti varsti kuuleme. Aga räägime natukene sellest, kuidas siis sinu tee muusika juurde alguse sai. Sa oled 8-lapselise pere 3. laps. Ja kõik teie pere on ju tegelikult muusikud. Jah, nagu öeldaksegi, et kõik saab alguse kodust. Aga minu muusiku tee sai alguse sealt, sest vanemad on mul mõlemad muusikud ja vanem vend ja õde ka. Küllap nad näitasid mulle eeskuju ja ma täpselt isegi ei mäleta, kuidas ma hakkasin mängima esimest korda, aga ma mäletan oma esimest kontserti. See oli Teletornis, ma olin 6-aastane. Mängisin nüüd lugu, mul on siiamaani iga noot meeles, aga ma ei mäleta selle loo nime vajuks. See oli mu esimene mälestus, see oli perekontsert ja ma mäletan, et teel sinna Teletorni, siis see oli kordusmärgid ja küsisin ema käest, et palju ma nagu kordama pean. Ja ema ütles, et ma ei tea, kas ta tegi nalja või mitte, aga ütles, et korda nii palju, kui tahad, et nagu tunned. Oligi esinemine käes ja ma vist kordasin mingi 4-5 korda seda ühte sama lugu, see on tegelikult lühike lugu, aga ühte sama lugu niimoodi pikalt korrates, nad said kõvasti naerda seal. Ju siis see tunne või tunnetus oli õige tol hetkel? Jah, ma arvan, et lapsena mingis mõttes lihtsam esineda, et nagu ei mõtle üle või on selline loomulik minek asjal. Nüüd, kui sa oled jõudnud välja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppesse, et mille üle sa nüüd muusikas mõtled? Üks asi muusikas, teine asi on võib-olla pianismis, et ütleme, klaveris ma tahaks jõuda mingisuguse, ma sinna kunagi kohale ei jõua, aga järjest rohkem paremini vallata nagu pilli või ma tunnen juba isegi praegu, et ma olen palju edasi jäänud viimaste aastatega, aga just see, et saadan pilliga kuidagi nagu stabiilsema kontakti, on alati halvemad ja paremad päevad, aga et alamlatti nii-öelda tõsta võimalikult kõrgele. Milline muusika sind viimasel ajal on huvitanud või milliseid teoseid oled juhtunud mängima? No see on väga lai teema, see mõttes, et mulle meeldib tegelikult
väga erinev muusika, alates barokist kuni nüüdisajani, enne barokki muidugi ka, aga just seda muusika, millega ma ise rohkem tegelen, võib-olla suurimaid tundeid, mis on tekitanud, on võib-olla isegi viiuli soolosonaadid, Bachi soolosonaadid või siis Philipp Tšorski või Andres Solli, kas või Haamal Missa, Agnus Dei. Klaver ei ole suutnud mulle tekitada sellist tohutut suurt tunnet, klaveri kuulamine või on kindlasti tekitanud väga suuri tundeid, aga mitte selliseid ülimaid. Mis on Bachi muusikas siis sinu jaoks sellist, mida just sina sealt praeguses eluetapis otsid ja mida leiad? Et mängides on hoopis teine asi, et mulle väga meeldib Bachi muusikat mängida, aga see on ülimalt raske. Sest just tähendab, miks ma ka kuulan seda palju, et mulle tundub lihtsalt, et see on nii universaalne muusik, et esiteks ma saan seda ükskõik milline päev ka ei oleks, milline tuju mul ka ei oleks, ma olen alati valmis seda muusikat kuulama. Et teiste muusikaajastutega on nii, et ta ei ole nii stabiilset kogu aeg minu jaoks olemas. Ja Bachi interpreteerimisel ongi suur raskus võib-olla ka see, et ei tea täpselt, kuidas võib-olla seda mängida või isegi kui mingil hetkel tead, siis võib-olla tehnika ei vasta, et see mingisugune loomulikkus, et seda tabada kuidagi, et seda on väga raske. Et lihtsus ongi raske? Lihtsus ongi kõige raskem pildimängu puhul, ma olen aru saanud. Me rääkisime sinu muusikalisest perest, nüüd oleme välja jõudnud Bachini Muusikaakadeemiani, aga käime korra läbi selle teekonna, et kuidas, milliseid kooli pidi ja milliseid õpetajaid sa oma muusikuteel oled kohanud? Minu esimeseks õpetajaks oli ikkagi mu ema. Ma sain, ma arvan, päris hea põhja sealt mingis mõttes või mõtlemisviisi pianismi seisukohast. Ma käisin Tallinna Muusikakeskkoolis, ma ei mäleta, kas see teine klass, igas oli eksam tulemas, siis ema kuulas mul 3 päeva enne, ütles, et mängi oma kavaneid ette, siis ma mäletan, et ma ei osanud mitte midagi. Ja siis ta ütles, et nii, et nüüd hakkad harjutama ja ma mäletan, et siiamaani ma arvan, ma ei ole seda rekordit purustanud, seda, mida ma tegin juba teises klassis enne eksamit, et kuna mul ei olnud lood selged, siis ma õppisin neid 7-8 tundi päevas. Mu ema nagu oli mingis mõttes see, kes mind nagu hoidis sellel rajal. Mulle meeldis väga klaverit mängida, aga mul ei olnud alati sellist tunnet, et nüüd tahaks nüüd uusi lugusid kohe õppida. Hiljem muidugi läks väga palju kergemaks. Mingi hetk oli murranguline hetk, kus mulle väga meeldis juba mängida ja harjutada. Seal esimesed õpetajad olidki mulle Anne Raid ja üsna pea El Saviok, kes väga toetas muusikakeskkonna aastate jooksul mind. Hiljem veel juurde tuli Marko Martin, tema on ka mul siiani õpetaja koos Ivari Iljaga. Sinu teel oli ka üks võib-olla selline raskem või keerulisem aeg, käevigastus ja võiks öelda siis näiteks, et tänu sellele halvale mängid sa ju ka ühte teist pilli lisaks klaverile, räägi sellest ka. Jah, see oli minu jaoks päris raske aeg tegelikult, see oli keskkooli lõpus, 12. klassi alguses oli see vigastus ja ma mäletan, pool aastat ma ei mänginudki üldse pilli. Ma mäletan, et ma lugesin kõik kohustusliku kirjanduse läbi, sest mul oli aega järsku. Kuidagi imelik oli olla see pool aasta, et ei mängigi pilli. Ja kuna oli vaja keskkool lõpetada, siis kooli juhtkond soovitas mul, et äkki ma olen ju mänginud Metsasarve natukene, et äkki ma saan Metsasarvega lõpetada. Alguses ma muidugi mõtlesin, et see ei ole võimalik, et kuidas ma nüüd jõuan, pool aastat on aega. Aga lõpuks ma ikkagi võtsin ette selle, nagu ma ikkagi teen selliseid julgeid samme, nagu praegugi. Mul oli aega siis 4 kuud Mozarti Metsasarve kontserti ette valmistada ja 1 Fauré palake. Ja ma mäletan, kui ma lõpuks selle eksami tegin, siis mul oli täpselt võhma nii palju, et see kava ära mängida. Eksam läks iseenesest päris toredasti. Ja kuna ma juba sellel erialal olin, siis ma sain ju akadeemiasse ka otsa sellega sisse ja akadeemia esimene kursus ma olin ka Metsasarve erialal. Aga siis üks hetk ikkagi mulle tundus, et igatsus klaveri järel oli suur, et mõned soovitasid mul ka eriala vahetada. Oligi ka neid, kes muidugi ütlesid, et kuule, aga pianist on nii palju ja Metsasarve mängida on vähe, et ära ole roll. Ja pigem julgustati sind siis klaveri juurde tagasi pöörduma. Ja tunned sa, et see nüüd oli ikkagi õige? No hetkel ma kindlasti tunnen, et see oli õige, kuigi ma pean ütlema, et mulle väga meeldib Metsasarve ka, aga klaveris on just see võimalus, rohkus või kas või see, et saab fuugat mängida. Ja selline lihtne asi on väga, minu jaoks väga tähtis. Kuulame ühe väikese näite sinu Metsasarve mängu, see on üks Jean Francais teos. Francais sekstett flöödile, oboele, klaverile, Metsasarvele ja fagotile.
stuudios on pianist Jakob Teppo, tänavuse Klassikatähtede konkursi üks osaleja. Kui sa vaatad tagasi sellele möödunud Klassikatähtede hooajale, mis mulje sinule sellest siis jäi või millist tagasisidet kuulsid sina oma tutvusringkonnas, võib-olla just nendelt inimestelt, kes ei ole muusikud või mida selline saateformaat üldse pakub televaatajale? Ma ei olegi nii palju suhelnud nende inimestega, kes ei ole muusikud. Ma olen kuulnud tagasisidet just muusikutelt ja paljudel oli vist teatud eelarvamus selle saatega suhtes. Aga minu enda üllatuseks tegelikult see saade minu arust toimis väga hästi. Kahjuks jah, ma arvan, et siiski just mitte muusikutele võib-olla see on väga nagu kättesaadavas võtmes. Esiteks ei ole liiga pikad lood ja on valitud siiski, ma arvan, sellised lood, millel on kerge mõjuda võib-olla. Selle mõttes on ta minu arust väga väärt saade. Kui sa intervjuu alguses ütlesid, et olid algul võib-olla natuke ebakindel, see kõik see osalemine tundus sulle ebareaalne, vähesed tuttavad teadsid sellest, et kas nüüd selle esimese saate peaaegu et lävepakul seistes, kas sa nüüd julgeksid soovitada oma tuttavatele, kes näiteks järgmisel aastal tahaksid sellest konkursist osa võtta? Ma ei ole veel seda konkurssi läbi teinud, aga samas ma arvan, et kes vähegi on selline inimene, kellele võiks selline asi sobida või isegi kaalub seda, ma arvan, et tal tasuks kindlasti minna. Kaotada tegelikult ei ole midagi. Et ta on ikkagi, ma arvan, et väärt kogemus nii või naa. Aitäh tulemast siia stuudiosse, Jakob Teppo, ja kindlasti räägime sinuga veel, kui kõik need proovikivid on sul seal selja taga ja vaatame, kuidas on sinu arvamus kujunenud selleks ajaks. Aitäh!